Miks peaks keegi tahtlikult jätma 60 miili pikkuse augu maanteele, mis ühendab Põhja- ja Lõuna-Ameerikat? Aastal 2026 tundus, et see küsimus hakkab kaduma. Uued teed, uued sillad, ehitusmeeskonnad tungisid Darieeni džunglisse sügavamale kui viimaste aastakümnete jooksul kunagi varem. Esimest korda poole sajandi jooksul tundus, et see lõhe suletakse lõpuks ära. Aga siis seda ei juhtunud. Sest Darieeni lõhe ei ole ehituslik läbikukkumine, vaid see on üks kõige tahtlikumaid puuduvaid lülisid maal. Ehitusmeeskondadel oli ees hiiglaslik ülesanne. Vaata Google Earthi. Mida nad kasutavad oma varustuse liigutamiseks, on Pan-Ameerika maantee, maailma pikim tee. Peaaegu 19 000 miili järjestikust asfalti, mis ühendab Prudhoe Bay Alaska osariigis Ushuaia linnaga Argentiinas. Pane tähele seda sõna. Peaaegu. Uued sillad katavad osa sellest vahemaast, kuid need ei ulatu piirini. Selle asemel lõpevad need Darieeni rahvuspargi serval. On ilmne vastus. Miks? See vahe katab 1,4 miljonit aakrit. See on nagu Delaware'i osariik džunglis. Taimestik on nii tihe, et päikesevalgus vaevu ulatub mõnes kohas maapinnani. 100 tormakad jõed voolavad läbi selle paisutatud paduvihmadest. Tee rajamine läbi selle tähendaks igal sammul võitlust vee, muda ja džungliga. Mäed ümbritsevad seda, muutes ligipääsu veelgi raskemaks. Nüüd lisa sellele veel mürgised maod, ämblikud ja skorpionid. Kui Ferdinanduse rästik hammustab, on sul 10 minutit aega vastu mürk süstida, enne kui sured. Ja need on veel väiksed isendid. Aga tõelised tapjad on sääsed. Malaariasse haigestumine kasvab kogu Panamas. 2021 aastal oli 4200 juhtumit. 2024 aastaks tõusis see arv 15 000-ni. See ajastus pole juhuslik, sest need on kõik lihtsalt looduslikud ohud. Isegi pärast soid, isegi pärast džunglit, isegi pärast haigusi tahavad inimesed ikkagi teed ehitada. Üle 500 aasta on Darien karistanud kõiki, kes on seda alahinnanud. Konkistadoorid kadusid sinna. Šotimaa viis end pankrotti, püüdes seda vallutada. See ei ole koht, kus loodust proovile panna. Pealegi, mis kasu oleks teest? Iga inimeste poolt ehitatud rajatis sellises kohas laguneb kiiresti, kui seda pidevalt ei hooldata. Insenerid ütlevad, et tee ise võib isegi vihma käes lahustuda. Projekt pole lihtsalt teostatav. Või on? USA valitsusel oli tegelikult Darieeni lõhe jaoks plaanis 2 inseneriprojekti, vaid 10-aastase vahega. Esimene neist tuli 1964 aastal ja see oli loominguline. Tol ajal oli Ameerikal rohkem tuumarelvi, kui nad teadsid, mida nendega peale hakata. Miks siis mitte kasutada mõni 100 neist täiesti uue kanali rajamiseks? Plaani kohaselt kulutataks tänapäeva rahas umbes $185 miljonit, et lasta 14 erinevas kohas õhku 294 tuumapommi, et tee vabaks teha. Kogu võimsus oleks olnud üle 3 korra suurem kui Nõukogude Liidu tsaarpommil. Ja see olekski ellu viidud. Insenerid ütlesid, et see oli täiesti teostatav. Siil oli küsimus. 30 000 põliselaniku ümberasustamises, kes selles piirkonnas elasid. Ja tõenäoliselt oleks järgnenud ka suur rahvusvaheline vastulöök. Õigeste stiimulitega suudavad valitsused muuta väidetavalt võimatud inseneriprojektid võimalikuks. Soid, mägesid, kõrbeid, vahet pole. Kui poliitiline tahe on olemas, leiavad insenerid tavaliselt lahenduse. Aga mis siis, kui džungel polegi tegelik põhjus, miks seda teed kunagi ei ehitatud? 2020-ndateks hakkas välja kujunema hoopis teistsugune seletus. Darieeni lõhe polnud enam lihtsalt tükk metsikut loodust. Sellest oli saanud üks olulisemaid rändekoridore lääne poolkeral. Oma viimasel aastal USA lõunaväejuhatuse ülemana andis kindral Laura J. Richardson tunnistusi kongressi ees ja kirjeldas Darieeni lõhet kui üht põhja suunduvatest rändeteedest Lõuna-Ameerika inimestele. Äkitselt nähti lõhet teisiti, mitte enam läbikukkunud infrastruktuuri projektina, vaid strateegilise tõkkena. Maastik ei peatanud teed. Keegi otsustas lihtsalt, et maastik on kasulikum kui tee. Selle mõistmiseks tuleb vaid jälgida inimesi, kes juba ületavad seda. 2022. aasta algus ei olnud Haitilt pärit noorele paarile hea. Jean ja Rosé Harima olid vaid 2 50-st. Kui nende teekond osutus raskemaks kui kellelgi teisel, nad alustasid piiri Kolumbia poolelt, kuid kõik teised grupi liikmed jätsid nad maha, kui jõuti esimese mäeni. Nad olid jõudnud Serrania de Tacarcuna mägedeni, mis olid nii kõrged, et ulatusid pilvedesse. Roos oli rase, kuid tema ja Jean jätkasid siiski. Mäed polnud tegelik koht. Nad tahtsid džunglist eemale hoida.
varem olid nad rajalt kõrvale eksinud ja leidnud varasemate rändajate surnukehad. Siis läks olukord veel hullemaks. Keset ei kuskit hakkas Roosil sünnitus pihta. Läheduses polnud haiglat ega arsti. Väljapääsu polnud. Roos sünnitas terve poisslapse, kui nüüd seisis ees uus probleem. Neil oli veel miile minna ja neil polnud võimalust teda kanda. Nii nad improviseerisid. Varusärki kasutades tegid nad ajutise kandelina ja jätkasid teekonda põhja poole. Nad ütlesid, et nende poeg andis neile julgust edasi liikuda. Neil läks vaja igat kübet sellest julgusest. Ainus tee edasi viis läbi džungli. 3 päeva liikusid nad läbi metsa, väsinult ja pidevalt pinges olles. Nende vastsündinu nutt võis nende asukoha reeta. Lõpuks jõudsid nad kohale. Pärast päevi kestnud matkamist, kõndimist ja looduses sündinud lapse kandmist jõudsid nad Panama migrantide vastuvõtupunkti. Nad olid turvaliselt kohal. Kui nad andsid oma dokumendid üle vastuvõtupunktis, olid nad juba sisenenud süsteemi, mis oli töötanud alates aastast 2011. Tükk aega enne seda, kui nad USA piirile jõudsid, teadis Washington tõenäoliselt täpselt, kes nad on. See tõestab, et Darieeni lõhe ei ole tühi metsikala. See on täis põlisrahvaid, täis teisi, kes otsivad uut elu. Koos nendega tulevad inimtekkelised ohud, mis on isegi hullemad kui looduslikud. Inimesed nagu Jean ja Rose tulevad palju kaugemalt kui Haiti. Mõned tulevad Aafrikast ja Kagu-Aasiast. Teised tulevad riikidest nagu Somaalia ja Nepal. Nad liiguvad põhja poole, püüdes jõuda Ameerika Ühendriikidesse või Kanadasse. Rohkem kui 1 miljon inimest ületas Darieeni maakitsuse aastatel 2021 kuni 2023. Ja 2023 aastal oli neist 113 000 last, kellest paljud olid hüljatud või maha jäetud. Loomulikult ei ole migrandid ainsad, kes Darieni kaudu liiguvad. Kuritegelikud jõugud kasutavad seda salakaubaveoks ja inimkaubanduseks, mis tähendab, et Panama peab patrullima üht maa kõige raskemat piirkonda. See on Senafronti, Panama piirivalve ülesanne. Kuid siin on probleem. Nagu ma varem ütlesin, Darien on tohutu. See pole nii, et mõni patrullametnik suudaks selle lihtsalt sulgeda. Nii et Panama ei tee seda üksi. Tal on abi USA-lt. Ta saab väljaõpet USA armeelt. Pentagon annab varustust nagu kaasaegsed öövaatlusseadmed, raadiod ja patrullpaadid. USA saatkond Panamas teatas $1 miljoni suurusest toetusest uute raskemaastiku patrullsõidukite ja uue juhtimiskeskuse jaoks. Lisaks on peagi tulemas veel $400 000 lisarahastust. Nii et Darieeni maakitsus pole täis ainult madusid, migrante ega piirivalvureid. See on täis ka Ameerika Ühendriikide jälgimisseadmeid. Vastutasuks saab Washington vastu kirstutäie intiimseid isiklikke saladusi. 2011 aastal Obama administratsiooni ajal hakkasid Ameerika Ühendriigid koguma biomeetrilisi andmeid inimestelt, kes tulid läbi Panama džunglite, tänu Senafrontile antud varustusele. 2018. aastaks polnud see enam erilahendus. Kongress muutis selle püsivaks. Tunnistajate ütlused kirjeldavad, kuidas inimesi peatatakse kaugemates džungli kogukondades. Võetakse Panama võimude poolt vahi alla ja viiakse kinnipidamisasutustesse, mis asuvad avalikkuse eest varjatult. Sealt edasi protsess jätkub. Võetakse andmed ja kogutakse biomeetrilisi andmeid. Seejärel viiakse nad edasi. Oluline pole see, kuhu nad järgmisena lähevad. Oluline on see, et kaua enne USA piirile jõudmist on nad juba süsteemi sisenenud. Mingis mõttes pole teekond läbi Darieni lihtsalt rännak läbi looduse. See on ka esimene kontrollpunkt. Kui mõned migrandid jõuavad tuhandete kilomeetrite kauguselt Ameerika Ühendriikide lõunapiirile, võivad ametnikud juba täpselt teada, kes nad on. Nagu arvata võib, on sellel programmil ka kriitikuid. USA valitsus nende hulka ei kuulu ja ka Senafront mitte. Sellepärast Darieeni lõhe militariseerimine laienebki. Suursaadik Panamas, Kevin Moreno Cabrera, iseloomustas Washingtoni hiljutisi toetusi kui viisi edendada piirkondlikke prioriteete ja kindlustada piire. Toetuse ja avalduse ajastus polnud taas juhuslik. Piirkondlikust piirijulgeolekust oli saamas palju suurem teema. Seejärel 2026. aasta märtsis, kui Darienis rajati uusi sildu, kogunesid poliitilised liidrid kogu Ladina-Ameerikast Miamisse. Võiks arvata, et nad räägivad kaubandusest, investeeringutest või majanduskasvust. Nad ei rääkinud sellest. Fookuses oli organiseeritud kuritegevus. Osalejad lahkusid plaanidega süvendada luureandmete jagamist, tihendada julgeolekualast koostööd ja tugevdada jõupingutusi ebaseadusliku rände peatamiseks, enne kui see jõuab USA-ni. Aastakümneid arvati, et see tühimik püsib, sest keegi ei suutnud sinna teed ehitada. Aga aastaks 2026 ei räägitud enam sellest, kuidas Darieeni ületada. Räägiti sellest,
kuidas seda kontrollida. Džunglist oli saanud strateegiliselt väärtuslik koht, kus migrante, salakaubavedajaid ja kuritegelikke võrgustikke sai jälgida, monitoorida ja kinni pidada juba ammu enne, kui nad Põhja-Ameerikasse jõudsid, mis loob kummalise stiimuli. Kui see tühimik kaob, kaob ka turvavõrk. Senafront ütleb nüüd, et nende eesmärk on luua Darieni lõhesse üks koridor, mis viib põlisrahvaste kogukonda Bajo Chiquitosse. Humanitaarne on sõna, mida agentuur selle idee kohta kasutas. Nii et Senafront jälgib ja ootab, kuni inimesed ületavad. Aga midagi tundub ikka veel kummaline. Miks on USA valitsus nii demokraatlike kui ka vabariiklike administratsioonide ajal nii innukas kulutama miljoneid dollareid, et jälgida vaeseid migrante džunglis ja koguda nende biomeetrilisi andmeid? Sest džungel ei peata kõiki. See tähendab, et keegi teenib selle reisitee pealt kasu. Väga vähesed inimesed on valmis üksi läbi sellise keskkonna nagu Darieni lõhe minema. Asi pole ainult selles, et tuleb vältida džunglis varitsevaid bandiite. 24. juulil 2024 uppus ühes jões korraga 10 inimest. Need olid vaid 10 sadadest aastate jooksul uppunud ohvritest. Keegi ei tea tegelikku arvu. See on siin korduv teema. Kui ületad jõge valest kohast, viiakse sind lihtsalt vooluga minema. Kui ületad mäge valest kohast, kukud ja saad surma. Kuna teed pole, vajavad migrandid teejuhti, kes teab teed. Probleem on selles, et ükski seaduslik reisifirma ei tegutseks Darien Gapis. Nii et ainsad teejuhid on need, keda sa kunagi ei tahaks. 2020. alguse migrantide laine läbi džungli tähendas, et kuritegelikel organisatsioonidel läks äri hästi. Kindral Richardson nimetas neid ka nimeliselt. Venezuela, Tren de Aragua Juke ja Colombia Clan de Golfo kartell. Tema sõnul olid just nemad need, kellel oli Darien Gapi üle igapäevane kontroll. Need organisatsioonid on rajanud pinnasesse oma teerajad. Nad riputavad kõisi üle jõeületuskohtade ja on isegi raiunud trepid kaljuformatsioonidesse. Kartellid reklaamivad neid marsruute sotsiaalmeedias. Nad kasutavad mõjutajaid YouTube'is ja TikTok'is, et kujutada Darien Gapi kui maalilist džunglireisi teel põhja poole. Teekonnana parema elu poole. Kui nad seda ei tee, postitavad nad reklaame nagu seaduslik reisibüroo, kinnitades, et ohutus on nende peamine prioriteet. Selle all reklaamivad nad, et reisipakett sisaldab toite, ametlikke paadipileteid ja kogenud kohalikke giide. Aga nad hoiatavad ka, et kohti on piiratud, nii et kui tahad tulla, pead kohe tegutsema. See on üsna kaval ettevõtmine. Seejärel broneerivad migrandid oma reisid WhatsAppis, tulevad Darien Gapi Colombia poolele ja põrkuvad julma tegelikkusega. Reis kestab tavaliselt 7–15 päeva, olenevalt marsruudist. Kurjategijad küsisid aeglasema marsruudi eest $125 migrandi kohta ning kiiremate eest $400–1000 inimese kohta. Kartellid pakuvad $1000 marsruudi jaoks hobuseid, kuid paljud migrandid ei saa seda endale lubada. Tavaliselt tulevad need inimesed Hiinast või muudest jõukamatest riikidest. Aga isegi kõige odavama marsruudi eest maksmise võimalus on suur õnn. Kui migrandid ei suuda ühtegi tasu maksta, sunnib kartell neid hoopis kokaiini vedajateks ehk muulideks. International Crisis Group leidis, et inimsmugeldamise tasud toovad nädalas sisse miljoneid dollareid. See ei hõlma väljapressimist ega raha, mida kurjategijad saavad kontsessioonidest. Tõepoolest, marsruudi ääres on olemas müügiletid, kus kaupmehed pakuvad vett ja Gatorade'i. Mõned pakuvad isegi laste kandmist seljas $100 eest ning küsivad Wi-Fi eest $50 tunnis, sest nad võivad seda küsida. Ilma selleta ei saa migrandid oma peredega ühendust võtta ega koguda raha, mida neil on vaja teekonna jätkamiseks. Kõik, mida migrandid teekonnal vajavad, on siin. Toit, ravimid või isegi kilekotid, et kaitsta oma passe ja muid olulisi dokumente. Kõigel sellel on ülikõrge hind. Kuid see kõik on siiski vaid teisene tuluallikas. Narkootikumid on kõige olulisemad. Seega liiguvad iga migrantide paadiga kaasas paadid, mis veavad narkootikume. Kui Santa Senafronti veepatrullid neile lähenedes püüavad neid kinni pidada, viskavad kartellid migrandid veerisesse vette, nii et ametnikud on sunnitud neid päästma hakkama. Nii saavad narkootikumid ikkagi läbi. Kuid need ei ole ainsad kuriteod, mida siin pannakse toime. Naised kannatavad loomulikult rohkem kui mehed. Nii raske kui tema katsumus ka polnud, osutus Rose Harima üheks Darieni kuru õnnelikumaks naiseks, sest teda ei rünnatud. Nagu võib arvata, on seksuaalne vägivald siin tavaline.
2023 aasta detsembris teatas Piirideta arstid, et Darjeni Kurus registreeriti selle kuu jooksul 214 seksuaalse rünnaku juhtumit. See oli 7 korda kõrgem kui aasta varasem näitaja. Loomulikult on tegelik määr sellest palju kõrgem. Keegi ei tea, kui suur see tegelikult on, sest enamik juhtumeid ei jõua kunagi ametliku statistikani. Eriti praegu. Panama valitsus sulges 2024 aasta märtsis organisatsiooni Piirideta arstid tegevuse Darjeni džunglis. See oli esimene mitmest uuest karmistamisest džunglis. Ameerika Ühendriigid kuulutasid Tren de Aragua ametlikult välismaiseks terroristlikuks organisatsiooniks. 2025 aasta veebruaris Clan de Golfo kartell kuulutati selleks sama aasta detsembris. See klassifikatsioon on väga oluline. See tähendab, et USA sõjavägi võib seaduslikult nende rühmituste vastu rünnakuid korraldada, kus iganes nad asuvad. Tehniliselt tähendab see, et võid näha eriüksusi tegutsemas sisside vastu Kesk-Ameerika džunglis. Kas Darjeni Kuru sulgemine ja Pan-Ameerika maantee lõpule viimine ei aitaks nende väidetavate terrorirühmituste vastu rohkem? Droonirünnakud ei lahenda probleemi. Teised täidaksid nende koha kiiremini, kui jõed džunglis voolavad. Aga asfalteeritud tee ja $20 bussipilet, see hävitab kartelli ärimudeli üleöö. Ameerika Ühendriigid väidavad, et tahavad peatada narkootikumide ja inimkaubanduse Darjeni Kuru kaudu. Aga rahastades infrastruktuuri puudumist, tagab Washington, et see piirkond jääb seadusetuks ja kartellid saavad endiselt raha teenida. See tagab ka selle, et seaduskuulekad kohalikud jäävad ilma. Jällegi on Darjeni Kuru täis mitte ainult kurjategijaid, vaid ka kohalikke elanikke. Sageli on need põlisrahvad nagu Embera, Guaymi ja Kuna. Nad on seal elanud 100 aastaid. Nende eluviis on üle elanud ühe koloniseerimiskatse teise järel. Nad jäid ellu, sest Darien jäi eraldatuks. Kuid eraldatusel on oma hind. Kui jutta ette, et vajad haiglat ja mõistad, et lähim on mööda jõge mitme tunni kaugusel, või last, kelle koolitee algab paadisõiduga läbi džungli. Kui jutta ette, et hädaabi ei saa kutsuda, sest läheduses pole isegi mobiilimasti. Paljudele Darjeni kogukondadele on see igapäevane elu. Kuskile jõudmine tähendab jõgede, mudaste radade ja tiheda metsa läbimist. Sõit, mis mujal võtaks vaid mõne minuti, võib siin võtta suurema osa päevast. Need on tõelised nähtamatud inimesed. Migrandid, kes üritavad Darjeni maakitsusest läbi pääseda, saavad ülemaailmset meediakajastust. Vähesed räägivad kohalikest, kes kannatavad rändelainega kaasnenud malaaria all või kes püüavad metsiku looduse äärealal vaevu elatist teenida. Ükski neist ei ole tahtmatu tagajärg. Need on teada. Need on dokumenteeritud kõrvalmõjud teadlikust poliitikast, mis ulatub aastakümnete taha ja mis laieneb siiani. See sama tee, mida valitsused näevad turvariskina, võiks olla päästerõngas inimestele, kes tegelikult elavad selles piirkonnas. Ameerika Ühendriigid ja Panama ei jaga enam ainult varustust või biomeetrilisi andmeid. 2024 aasta juulis käivitasid need 2 riiki uue rändekoostööprogrammi. Ameerika Ühendriigid hakkavad nüüd aitama Panamal deporteerida välismaalasi, kellel puudub Panamas seaduslik immigratsioonistaatus. Panama valib välja inimesed, kes rikuvad selle riigi immigratsiooniseadusi. ONU-SAM maksab seejärel kinni nende deporteerimislennud. Seejärel 2025 aasta veebruaris programm laienes. Nüüd nõustus Panama vastu võtma 3. riikide migrante Ameerika Ühendriikidest, et nad saata tagasi oma koduriikidesse. Esimene selline lend saabus tegelikult päev varem. See tuli Ameerika Ühendriikidest Panamasse. Pardal 119 inimest sellistest riikidest nagu Hiina, India, Iraan ja isegi Usbekistan. Välisminister Marco Rubio ütles, et Panama valmisolek neid lende vastu võtta näitab, et riik on andnud selge sõnumi ebaseadusliku ja massilise rände ohjeldamiseks, mis on hävitav ja destabiliseeriv. Sellest ajast alates on Ameerika Ühendriikide valitsus kulutanud üle $14 miljoni repatrieerimislendudele. Lennupiletid, tõlgid ja isegi saatjad makstakse kõik kinni. Kuid lennud ei ole ainus transpordiviis, mida Ameerika Ühendriigid Panamas rahastavad. Ameerika Ühendriigid ei rahasta uusi sildu Darjeni maakitsuses otseselt, kuid nad annavad Panamale kaudset toetust varustuse kaudu, mida kasutatakse ehitustöödel. Kokku saatis Washington 2024 aastal Panamale peaaegu $73 miljonit abi. Peaaegu 13 miljonit tuli Välisministeeriumilt ebamäärase nõustamise ja abi sildi all. Veel 7,9 miljonit oli mõeldud varustusele, maadele ja rajatistele. Siilad kuuluvad selle kategooria alla. Sellepärast ei ole need tegelikult taristu.
Need ei ole tee. Need ei ole seal selleks, et aidata kohalikke või migrante. Need on piiri turvalisuse parandamiseks. Sillad võimaldavad Santa Seno frontil ja teistel organisatsioonidel viia oma uued maastikusõidukid ja jälgimisseadmed Darjeeni rahvusparki. Samal ajal hoiavad riikliku õhu- ja mereväeteenistuse püüdepaadid kõik lähenemisteed kaetuna. Sealt saavad nad migrandid kinni pidada ja lõpuks panna nad mõnele sellisele tagasi lennule. Kogu Darjeeni lõhe sulgemisele kulutatud raha ulatub vaid 1 aastaga peaaegu 100 miljoni dollarini. Järeldus näib olevat vältimatu. USA valitsus maksab selle eest, et Darjeeni lõhe eksisteeriks, mitte selle sulgemise eest. See kõlab kummaliselt, kuid sellel on strateegiline loogika. Aastakümneid on Ameerika strateegid uskunud, et võtmetähtsusega kitsaskohtade kontrollimine võib olla väärtuslikum kui territooriumi enda kontrollimine. Kui sa suudad kontrollida, kus inimesed, kaubad ja info liiguvad, saad sa mõjuvõimu kõigi üle, kes peavad sealt läbi liikuma. See mõtteviis on kujundanud USA strateegiat üle kogu maailma, alates peamistest laevateedest kuni kitsaste väinadeni. Ja tatud mõttes toimib Darjeeni lõhe samuti kitsaskohana, ainult et inimeste jaoks. Ühest rannikust teiseni on see umbes 60 miili lai ja G-katkestus ei tähenda ainult seda, et migrandid suunatakse läbi džungli. See tähendab ka seda, et mandritevaheline kaubandus sõltub peaaegu täielikult mereteest. Panama kanaal asub siin põhjusega. Ameerika Ühendriigid võisid küll 1999 aastal loobuda selle tsooni otsesest kontrollist, kuid nad teostavad endiselt kaudset kontrolli USA mereväe merepatrullide kaudu. Mereteid kontrollides jälgib merevägi iga kaubalaeva ja iga konteinerit, mis läbib Panama kanalit või liigub selle läheduses. Ja ära isegi mõtle Ameerikate vahel autoga sõitmisele ilma selle teeta. Keegi ei suutnud seda teha kuni 1960. aastani ning see reis võttis 5 kuud aega. Aga oletame, et on olemas tee, mis loob maismaasilla Põhja- ja Lõuna-Ameerika vahel. Nüüd ei saa USA sõjavägi seda kontrollida, vähemalt mitte ilma merejalaväelasi randa toomata. Ja see tähendab, et mitte ainult migrandid ei tule, vaid ka hiinlased. See on Tsongkai megasadam Limast põhja pool Peruus. See avati 2024 aastal ja selle ehitamine maksis $3,5 miljardit. Peruu ei kogunud kogu seda raha ise. Raha tuli Hiina vöö- ja tee-algatuse raames. Sadam, mis murdis Ameerika domineerimise Lõuna-Ameerika kaubanduses, on juhitud Hiina riigile kuuluva laevandusettevõtte poolt, kellel on 60% kontrollosalus. Costco eitas selle. Costco juhib seda. Ja USA mereväel puudub seaduslik mehhanism selle jälgimiseks, mis sealt läbi liigub. Enne kui Tsongkai avati, polnud Lõuna-Ameerikas ühtegi sadamat, mis suudaks teenindada laevu, mis veavad 18 000 kuni 24 000 tonni konteinerkaupa. Ainsad sadamad, mis olid piisavalt sügavad sellise suurusega laevadele, asusid Mehhikos või USA Vaikse ookeani rannikul. Nüüd on see kõik muutunud. 2025 aasta aprillis teatas Hiina esimesest suurest laevaliinist Guangzhou'st otse Tsongkai sadamasse. Enam pole vaja teha kõrvalepõiget Põhja-Ameerika sadamatesse. Ameerika Ühendriigid olid kaotanud oma vahendaja rolli Aasia ja Lõuna-Ameerika vahelises kaubanduses. Praegu on Tsongkai siiski vaid Aasiat teenindav sadam. See on vähendanud laevandusaega Aasia ja Lõuna-Ameerika vahel 45 päevalt 23 päevani. Aga Hiina ambitsioonid on sellest veelgi suuremad. Seetõttu muutub Darjeeni lünk veelgi olulisemaks. USA valitsus viitaks omavahelises vestluses Hiinale ja ütleks, et selle tegevus rõhutab selle katkestuse säilitamise tähtsust. Kartellid, politseitöö, peaaegu 2 miljonit inimest, kes ikkagi üritavad üle piiri minna. Uus sild on tulemas, samal ajal kui Hiina sadam oma tegevust laiendab. Kõik need asjad viivad tagasi ühe otsuseni, mis tehti 1970-ndatel ja mida keegi ei taha tagasi pöörata. Kuni selle ajani oli Ameerika Ühendriigid Pan-Ameerika maantee peamine eestvedaja. Nii et 1971 aastal lubas Ameerika Ühendriigid $100 miljonit, mis tänapäeva rahas on $836 miljonit, et tee lõpuni ehitada. See moodustas 2/3 eeldatavast eelarvest. Kolumbia ja Panama pidid andma ülejäänud 1/3. Selle raha eest oleks ehitatud 250 miili uut teed läbi Darjeeni lõhe. President Nixoni sõnul oleks maantee saanud kaubanduse, reisimise ja vastastikuse mõistmise pulbitsevaks arteriks. Kui kõik läheks plaanipäraselt, valmiks tee 10 aastaga. Aga Nixon soovis ajakava kiirendada, et see langeks kokku Ameerika Ühendriikide 200. aastapäevaga. Ta arvas ka, et Darjeeni maanteelõik nimetatakse tema järgi. See oli USA valitsuse teine plaan Darjeeni lõhe läbimiseks. 20. sajandil.
nii tulidki ehitusmeeskonnad, seekord ilma tuumapommideta. Tehnika oli kohal. See ei saanud valmis 200. aastapäevaks. Nixon astus tagasi 1974 aasta augustis. Tea ei olnud tema viimaste prioriteetide seas. Kuid 1977 aasta suveks olid 3 riiki kulutanud projektile $59 miljonit. See raha ei olnud hästi kulutatud. Tegelikult ei saadud selle eest midagi. Sierra Club sai tunnustuse tee peatamise eest, kuid tegelik põhjus oli kummalisem. Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeeriumil oli samuti oma vastuväide. See ei hoolinud tegelikult džunglist ega põlisrahvastest, kuid see hoolis suu- ja sõrataudi levikust kariloomade seas. Dariene'i piirkond oli loomulik tõke selle peatamiseks. 1914 aastal levis Chicago tapamajades puhkenud haiguspuhang. 3500 karjani üle kogu riigi ning selle likvideerimine maksis tänapäeva rahas $150 miljonit. See on ainult kallimaks läinud. 2022 aastal hindas rühm põllumajandusmajandusteadlasi, et suu- ja sõrataudi levinud piirkondades ulatuvad kulud aastas 6,5 kuni $21 miljardi. Aga see on ainult endeemiline kulu, ehk haiguse pideva madala taseme leviku hind kogu maailmas. Kui suu- ja sõrataud muutub epideemiaks, eriti riigis, kus seda varem ei olnud, võib kulu selles kohas tõusta kuni $10 miljardi. Seda nägime 2001 aasta puhangus Ühendkuningriigis. Kogu töö projektiga peatus 3 aastat varem järsult. See käivitas traditsiooni, mis ulatub tänaseni välja. Kui inseneride meeskonnad kogunesid džunglisse, kogunesid ka keskkonnakaitsjate rühmad seda kaitsma. Tollal oli Dariene'i piirkond peaaegu täielikult kaetud vihmametsaga. Keskkonnaorganisatsioon Sierra Club kaebas 1974 aastal valitsuse kohtusse, väites, et see ei esitanud nõutavat keskkonnamõjude aruannet tee kohta. Ameerika Ühendriikide Columbia ringkonnakohus nõustus ja peatas ajutiselt kogu edasise ehitustegevuse, kuid valitsus polnud veel valmis alla andma. Nagu enamik kohtuvaidlusi, oli see pikk ja käänuline tee. Alguses tundus, et valitsus võidab. Siis ilmus ootamatu liitlane, kes tuli olukorda päästma. Selgus, et mitte kõik valitsuses polnud vaimustuses Pan-Ameerika maantee valmimisest. USA põllumajandusministeerium nõudis, et tee tuleb lihtsalt sulgeda. Punkt. Nii jäi Sierra Clubi esialgne kohtumäärus kehtima hoopis teisel põhjusel, kui see algselt esitati. Ajastus osutus keskkonnakaitsjate jaoks heaks, sest 1977 aastal algas Panamas poliitiliste vapustuste periood rahvusliku sõjaväelise valitsuse all, mida juhtis Omar Torrijos. Samal ajal hakkasid Panama kanali üle peetavad läbirääkimised Washingtoni tähelepanu haarama. Äkitselt ei olnud Dariene'i lõhe enam prioriteet. Tänapäeval ei ole suu- ja sõrataud Dariene'i lõhest lõuna pool enam nii suur probleem. See esineb vaid aeg-ajalt Venezuelas. Ülejäänud Lõuna-Ameerikat peetakse nüüd vaktsineerimise abil sellest vabaks. Seega on epideemia oht Dariene'i lõhe kaudu muutunud väga ebatõenäoliseks. Seetõttu läks 1992 aastal USA põllumajandusministeerium Sierra Clubiga eriteed. Kui suu- ja sõrataudi enam ei olnud, puudus ka kohtumääruse jaoks õiguslik alus. Kui USA valitsus oleks kohtumääruse edasi kaevanud, oleks see peaaegu kindlasti tühistatud. Nii hakati taas rääkima tee ehitamisest. Transpordiühendus Dariene'i lõhe kaudu avati 1990ndate keskel, kuid mitte maanteed mööda. Selleks tuli Cruzeiro Expressi parvlaev. See jäi avatuks mõneks aastaks, kuid suleti siis, sest selle ülalpidamine oli liiga kallis. Jällegi oli Dariene'i lõhest möödapääsemiseks vaja kas laeva või lennukit. Ning Pan-Ameerika maantee jääb sisuliselt teeks, mis viib ei kuhugi. Washingtoni poliitika muutus samuti sellel ajal. Pan-Ameerika maantee suurin toetaja sai nüüd selle vastaseks. Pärast kohtumäärust hakkasid Ameerika Ühendriigid nägema Dariene'i lõhet takistuse asemel võimalusena. Džungel osutus kasulikumaks. Asfalteeritud maantee vajab järelevalvet. Seadusetu džungel valvab end ise ja keegi ei pööra kaugele džunglile eriti tähelepanu. Nii sai Dariene'i lõhest Ameerika Ühendriikide mereväe kontrolli jaoks mugav väike filter, mida sai usutavalt eitada ja mis oli poliitiliselt nähtamatu. Canal de Golfo. Migrantide läbipääsutasud, miljonid, kes sellel kümnendil varem üle läksid, USA rahastus Santa Cruzi patrullidele, see kõik eksisteerib üheaegunud 50 aasta vanuse kohtumääruse tõttu, mis pani aluse mugavuse mustrile. 1979 aastal laiendas Colombia Los Catillose parki,
mis oli algselt seotud varajaste teede planeerimisega. Ametlikult esitleti seda suu- ja sõrataudi leviku tõkestamise meetmena. Tegelikkuses kehtestati selle ümber rohkem õiguslikke ja keskkonnaalaseid piiranguid. 1994 aastal kandis UNESCO Los Catillosse maailmapärandi nimistusse. Äkitselt polnud see enam lihtsalt kauge džungel. Seda kaitsti ülemaailmsel tasandil. Darien on nüüd üks maailma kõige elurikkamaid piirkondi, kus elavad jaaguarid, ahvid ning tuhanded putuka- ja kahepaikseliigid, keda ei leidu kusagil mujal. See tähendab, et iga katse sellest läbi murda seisab silmitsi millegi enama kui vaid maastikuga. See põrkub rahvusvahelise õiguse, keskkonnakaitse ja kattuvate looduskaitse prioriteetidega. Iga uus kaitsemäärang lisab veel ühe takistuse. Iga takistus lisab veel ühe viivituse. Seepärast saab USA valitsus tõsise näoga öelda, et nad ei taha eriti korrata 1970ndate kogemust. Eriti, kui on veel üks kohalik mure. Vaatamata karmile kohalikule elule ja võimalustele, mida tee võiks tuua, ütlevad Darieni lõhe põliselanikud, et nad ei ole eriti innukad selle valmimist nägema. Nad usuvad, et ehitus võib häirida nende eluviisi ja tuua kaasa muid ohte. Juba on olnud probleeme ebaseadusliku metsaraie ja kulla kaevandamisega, mis on viinud elavhõbeda reostuseni kohalikes jõgedes. Tee ehitamine tooks seda ainult juurde. Aga kas see ei tundu ikkagi veider? USA valitsus ei ole just tuntud selle poolest, et oleks olnud keskkonnakaitsjate ja põlisrahvaste õiguste eest seisjate poolel. Kuid sellel on oma põhjus. Ebaseadusliku sisserände voog läbi Darieni lõhe vähenes aastatel 2024-2025 99% võrra. Uued meetmed koos Panamaga näivad selgelt toimivat. Washingtonile ei pruugi kohalikud ega keskkond eriti korda minna, kuid selle nimel tasub teed mitte ehitada. Ja see langus tuli just õigel ajal, sest need uued sillad Panamas ei ole ainsad ehitised, mis 2026 aastal Darieni kurusse tungivad. Hiina vöö- ja tee algatus ei puuduta ainult sadamaid. Insenerid on hakanud tööle Lõuna-Ameerikas. Kolumbia puudus Florida kohtumiselt silmatorkavalt. See ei ole juhus. See joondub hoopis Hiinaga. 2025 aastal liitus see Hiina vöö- ja tee algatusega. Uued teed hakkavad kerkima ja need lähenevad Darieni kuru lõunapoolsele otsale, kus Pan-Ameerika maantee lõpeb. See on Motorway to the Sea 2, mis ühendab Darieni kuru Medelliniga. Hiinlased alustasid selles projektis 30% osalusega, kuid see kasvas 65%-ni kui 2020 aastal. Investeeriti $650 miljonit. Uus ehitus asendab järk-järgult piirkonna kurikuulsaid kruusateid. Hiina müüb seda kui võimalust muuta reisimine maalihkete eest turvalisemaks. Aga see pole sugugi ainus märk Hiina aktiivsuse kasvust Lõuna-Ameerikas. 2025 aasta juulis, kui migrantide liiklus vähenes, allkirjastas Hiina Brasiiliaga uue vastastikuse mõistmise memorandumi. Kui Hiina siin oma tahtmise saab, muudaks see kogu mandri kaubanduse ülesehitust rannikust rannikuni. Kavandatav Kesk-Bio-ookeani raudtee koridor ühendaks Vaikse ookeani sadama Changchongqingi 2300 miili kaugusel Brasiilia Atlandi-äärse Iliose sadamaga. Kui projekt ellu viiakse, võib selle maksumus olla vähemalt $70 miljardit. Kuid see on hind, mida Hiina näib olevat üsna valmis maksma. Peru on juba teatanud oma toetusest projektile, sest täpselt nagu Washingtoniga ei ole ka Pekingiga juhuslikkusi. Uute kokkulepete ajastus Brasiiliaga on kahtlaselt sobiv. Hiina on pakkunud Lõuna-Ameerika mandrite vahelise raudtee ideed alates 2014 aasta BRICS-i tippkohtumisest, kuid uued arengud muudavad selle kõigile palju atraktiivsemaks. Panama kanaal on silmitsi põuaga ja tal on raskusi kaasaegsete laevade suuruse mahutamisega. Nii näeb Hiina võimalust mööda hiilida ühe USA mereväe kõige olulisema rahvusvahelise kaubanduse kitsaskoha juurest otse oma enda tagahoovis. Hiina on juba Lõuna-Ameerikas suurim kaubanduspartner. See polnud nii siis, kui Sierra Club kaebas transpordiministeeriumi kohtusse. Ameerika Ühendriigid on endiselt kaubandusmahu poolest Darieni lüngast põhja pool ülekaalus. Kuid kui need viimased paar miili teed valmis ehitatakse, pole enam miski kindel. Ja see ongi tegelik põhjus, miks džunglisse praegu sildu ehitatakse. See ei ole mingi järsk kõrvalekalle viimase 50 aasta poliitikast. Need on lihtsalt uusim viis, kuidas USA valitsus püüab aegunud ja ajutise keelu muuta püsivaks. Kujutage vaid ette teed, mis ühendab Ameerika mandreid. Kaubad ei sõltu enam mereteedest ega Panama kanalist. Need liiguvad lihtsalt mööda maad. Washingtoni jaoks muudab see kõike. Kitsaskohad kaovad.
Jälgimiskoridorid ja mõjuvõim muutuvad palju vähem oluliseks ning geopoliitilises mõttes tähendab see midagi palju suuremat. kontroll Ameerika vahelise kaubanduse üle ei oleks enam Ameerika Ühendriikide käes. Kui kitsaskoht lakkab olemast kitsaskoht, lakkab see olemast võim. Washingtoni vaatenurgast on Darieeni lünk vara, mis on liiga väärtuslik, et sellest loobuda. Inimesed pole tahtnud sinna teed ehitada alates 70ndatest mitte sellepärast, et nad ei suudaks seda teha, vaid sellepärast, et nad ei tohiks seda teha. Nii jäävad buldooserid roostetama, džungel jääb puutumata. Hiina hoitakse eemal ja süsteem töötab edasi. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisse lülitamist. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Mätak.